Mihkel, kui ma ütlen sulle postiljon, siis mis esimesena meenub? Kohutavalt varane äratus. Palju kell on muide? Kell on 4 hommikul. Poisid proovivad täna posti kanda. Lähme. Lähme. Oleme kinni püüdnud Ekspress Posti vanemlehekandja Toomase. Tervist, Toomas! Tere hommikut! Sina oled vist varajaste ärkamistega väga harjunud. Viimased aastad küll selles mõttes, et lehekandetöö algab ikkagi varakult hommikul kella 4 hiljemalt peab olema tööposti. Kuule, ütle, mis kast see on, mille kõrval me seisame? See on jaotuskast, ehk siis siia tuuakse lehed hommikul ja algab lehtede laiali kandmise töö. Toomas, äkki sa tead, milliseid lehti kõige rohkem sellistes kastides leidub? Põhilehed, Päevaleht, Postimees, Õhtuleht ja Äripäev ja siis lisaks veel kõikvõimalikud ajakirjad, mis ilmuvad kord kuus või ka kord nädalas ilmuvad, Kroonika, Naisteleht, Teleleht. Kas sa need lehed paned lihtsalt siia sisse nii, et sul oleks need enda mugav võtta? Jah, just täpselt. See ongi kogu see lehe sorteerimise mõte, et oleks võimalik lehed jagada laiali, mis lehed kuskile lähevad ja et oleks mugav neid laiali jagada. Aga anna üks pakk näiteks meie kätte, siis me saame ka öelda, et me oleme ikkagi ametit ka proovinud. Ma alati arvasin, et kõik lehed, mis postkast jõuavad, on juba kokku volditud trükikojas. Paneme need siia järjest kasti. Kui palju inimesed tänapäeval üldse enam kirju saadavad? Aeg-ajalt saadetakse kirju, aga ega need vist ei ole isiklikud kirjad enamasti, ega ka ametlikud kirjad, võib-olla enamasti need on arved, mis tulevad väga sageli. Vähemalt jääb niisugune mulje peale vaadates. Et südamlikke postkaarte maalt vanaemalt enam ei tule? Ega jah, ei tule isegi jõulukaarte, ei ole palju eraviisilisi kaarte, võib-olla mõned üksikud. Vaata, ilm on läinud piisavalt valgeks, lähme nüüd sinna ringile. Me oleme nüüd esimeses hoovis, aadress siin ilusti kirjas. Küsin siukest asja su käest, et kas sul aastatega tegelikult on ammu peas, et see trepikoda on numbrid need ja need, see on need ja need? Kui jääb juba paariks nädalaks piirkonda paigale, siis hakkab meelde jääma vaikselt, kus midagi on. Kuule, oled sa kunagi mõõtnud ka, mitu kilomeetrit sa päevas maha vandsid? Siin nüüd selles piirkonnas ei ole mõõtnud, aga kui ma töötasin kesklinnas, siis ma huvi pärast kandsin kella ja ligi kaudu 90 kilomeetrit. Palju sul rekord üldse on? Rekord, mis ma mõõtsin, kas oli võib-olla 12 kilomeetrit. Kas siin me nüüd saame teha oma esimese pühaliku postituse ka? Postitamise juures on oluline see, et leht postitab seda tagumist selg ees, ühesõnaga, et ta läheks rahulikult sinna kasti sisse, kui hakkad postitama lehed ees, siis nad lähevad krussi ja keerluvad. Ja oluline on veel, et leht oleks postitatud algusest lõpuni, et mingisugune serv lehest ei jääks välja. Ma ei arvanudki, et lehe postitamine on nii keeruline ülesanne. Mihkel, mis numbrisse see leht läheb? No see läheb loomulikult korterile number 1. Ja ongi tehtud. Head lugemist. Anna, Toomas, üks leht mulle ka, ma lähen täidan ka oma 503. postikandja kohust. Saad varajase hommiku kohta, ei ole tõtaka sammuga. Kui on hommikune aeg ja kipub jahe olema, siis on hea, kui natukene liigutada ja samuti ei tule uni peale. Nii, turvaliselt leht pandud. Nii, mis meil siin nüüd tuleb? Nii, see on siis Kajaka 4, teine trepikoda, teine kolmas trepikoda ja 3 Postimeest, 2 Õhtulehte ja Päevaleht. Lähme viime siis inimestele hommikust lugemist. Kogenud postikandjana muidugi Taavet, siin sa tegid kohe nagu esimese vea. Ahaa, lükkame siit põvak. Ja just väga õigesti teed, kui leht jääb ripakile, kui järgi lükata, siis tuleb lükata järgi terve laba käega. Sinu tööpäevad algavad kell 4 hommikul. Mis juhtub siis, kui sa magad sisse? Ja kas sa magad sisse? Sellisel juhul tuleb tööandjaga tõsisem vestlus. Ahaa. Ja on seda juhtunud ja mulle kingiti Ekspress Posti poolt väikene äratuskell, firma äratuskell nii-öelda. Ma kasutan seda hommikuse ärkamise amuletina, ma ei ole seda otseselt helisema pannud, aga ma tõusen ärkan hommikul 3 kella süsteemiga. Mul heliseb 3 äratuskella selleks, et sellel kellal üles tõusta. See on hea küsimus, et mitu äratuskella heliseb postiljonile. Toomas, mis sa ütleksid, kellele sobib kirjakandja töö? Kirjakandja töö sobib niisugusele inimesele, kellele meeldib hommikul varakult ärgata, kellele meeldib liikuda värskes õhus ja kes tahab, et tal ülejäänud päev jääks vabaks. Aga kellele ei sobi kirjakandja amet, kas on mõni välistav tegur? Ma arvan, et neid välistavaid tegurid on päris vähe. Üks võib-olla on see, kui inimesele meeldib õhtul kaua üleval olla ja tarvitada alkoholi näiteks, siis ta on hommikul niisugune kas lopiline või
või jääknähtudega, et siis ei tohi tööle tulla. okei. Ja siis peab olema seal kella 3-ks vähemalt välja maganud korralikult ja värske ja puhanud. pidu ei saa panna ühesõnaga. Pidu saab küll panna, aga mõistlikult. Nagu kõikides asjades siin maailmas. ja ainult laupäeva õhtuti. Sest et pühapäevati on vaba päev. Kunagi vanasti, Toomas, kui ma väike poiss olin või väiksem poiss, siis meil sõpradega oli niisugune komme, et meil naabrimees tellis ühte ajakirja, mis oli mõeldud suurtele onudele. Ja seda me mõnikord siis tema postkastist niimoodi võtsime ära ja siis ta ilmselt oli päris kuri oma postikandja peale. Kuidas tänapäeval on, Toomas, kas selliseid vallatuid ajakirju ka tellitakse? Ahah, see on hea, et te selle küsimuse üles võtate. Mina, kui tööle tulin, mul tekkis just see küsimus, et huvitav, kas mul tuleb kogu selle töö jooksul postitada niisugust ajakirja ka kuskile. Ja ma ei teadnud, kas neid üldse on võimalik tellida, aga nüüd tuleb välja, et ikka on võimalik tellida. Siiamaani minul ei ole olnud niisugust lehte. Võib-olla tuleb edaspidi kunagi. Ma arvan, et me hoiame sulle siis pöialt, et äkki ikka kunagi elus näkkab ka veel selles osas, et saad mõne niisuguse ajakirja posti pista kellelegi. No jaa, see on naljateema igatepidi. On, mille nimel tööd teha. Millise võrdluse ma tooksingi, see on umbes nagu Peeru näksimine, ütleme niimoodi. Ma postitan ühe lehe vahepeal. Kuidas sulle tulevikuplaanis tundub, et kas inimene ikkagi tahab üldse kunagi veel füüsilisel kujul lehte lugeda või see kaob täielikult koos siis postiljon'i tööga? On võimalik, et lehed kaovad ära niisugusel kujul, aga tegemist on ka traditsiooniga, kus inimesed on harjunud sellega, et leht tuleb paberkandjal. Sellel on mingisugune positiivne vaimne implikatsioon, kui see leht on paberkandjal ja need lehed, need uudised, mis sul on omal käes, sa võid selle lehe võtta diivani peale, sa võid seda lugeda televiisori ees, sa võid lugeda köögilauas. Seal on positiivseid külgi, mis teevad selle lehe eelistatavamaks. Ma ütleks, et sellel on isegi selline romantiline hõng juures, kui sa ikkagi hommikulauas loed füüsilisel kujul lehte ja seoses sellega on postiljoni amet ka selline väga vana auväärt amet. Me laseme sind, Toomas, nüüd sinu ringi lõpetama. Juba lähed ära? Me lähme juba ära. Sa pead oma tempot ikka jätkama, me oleme sind nii palju maha võtnud tempostena. Ma arvan, et me soovime sulle mõlemad edu, kihvte kolleege, vähe haukuvaid koerasid ja ennekõike, et oleks posti, mida kanda. Aitäh teile, oli meeldiv vestelda ja kui teil tekib veel küsimusi, siis astuge ligi teine kordki ja räägime. No me teame, kus sind leida. Okei, aitäh sulle. Aitäh sulle. Tšau. Nägemiseni. Nagu vanarahvas ütles, vara üles hilja voodi, nõnda lehed majja toodi. Mihkel, kuidas me tänase päeva kokku võtame? Me võtame tänase päeva kokku niimoodi, et kell pole veel 6 hommikulgi ja meil on terve tööpäev juba tehtud, mis jätab meile võimaluse proovida õige peatselt juba uusi asju. Näeme! Näeme!